Tere kõigile! See on pealkirjaga moto võiks olla säärane. Kuulsin nimelt paar nädalat tagasi juhuslikult sellist väidet, et seni, kuni on kirjandusõpetajaid, on meil veel lootust. Ja sellele kirjutame ilmselt kõik alla. Ja tegelikult ma tahtsin soovida ka head rahvusvahelist ja rahvuslikku luuletuste lugemise päeva. See on siis päev, kui iga endast lugupidav inimene loeb Eesti või mitte Eesti luulet. Ja meie õnneks kõik päevad aastas on rahvusvahelised ja rahvuslikud luuletuste lugemise päevad. Nii et kõik on hästi seatud. Aga hakatuseks ma pakun välja, ega ma väga palju midagi uut siin ettekandes ei ütle, aga üritan siis selliseid põhimõtteid, põhitõdesid kuidagi kokku võtta. Ja ma pakun välja ühe väljamõeldud päevaplaani, lihtsalt, et avada natukene teistsugust perspektiivi. Ja see võib kuuluda näiteks akadeemiliselt, keskmiselt võimekale, keskmiselt motiveeritud, no näiteks 8. klassi poisile või tüdrukule. Nii, hakkame minema. 6.45, ema on ukse taga, koputab, tuleb üles ärgata. Hambad puhtaks, hommikusöök, tuleb minna kooli. Algab koolipäev ja koolipäev on päris tihe. Kõigepealt tuleb kohe sukelduda väga intensiivselt, motiveeritult matemaatika keelde. Väga keeruline keel. Siis on väike paus ja nagu me teame, kes on koolides käinud, valdavalt enamikus Eesti koolides vahetund ei kuulu mitte liikumisele, vaid on nutiseadmed. Seal kõik vilguvad ja sisuliselt kui ei ole keelatud. Õnneks paljudes koolides on. Nii, siis on väike paus on ju, siis on liikumisõpetus. Ja siis on jälle väikene paus, natukene nutitelefone või midagi muud ja siis on kirjandus. Ja 2 hiiglast, täna on 2 hiiglast, tarvis ette võtta. Vabandust, et need kuvad on väga väikese kirjaga. No näiteks Rummo ja Kaplinski. 2 hiiglast 45 minutiga. Siis on väike paus, tuleb täiesti ümber häälestuda ja on füüsikatund. Hoopis füüsikakeel. Väike paus, vene keel. Väike paus, geograafia ja päeva lõpetuseks peame sukelduma ajalukku. Olema motiveeritud, pingutusfaasis pidevalt, kõik peab olema tähenduslik ja vähemasti nii näeb kord ette. Nii, aga läheme edasi, see ei ole nii lihtne, sest siis saab koolipäev läbi, söök ja valmistumine näiteks huviringiks, sest ikkagi korralik 8. klassi õpilane käib mõnes huviringis, klaveritund, jalgpallitreening või midagi sellist. Kell 5 algabki treening, mõnel siis klaveritund, nii, ja kestab 1,5 tundi, kiired sellised toimingud ja tuleb minna koju. Ja nagu me teame, siis Eesti ühiskonnas on kindel reegel, täiskasvanud inimesed koju tööd ei võta. Tuleb suhelda ligimestega, pereliikmetega, aga üks erand on õpilased. Õpilased, nemad peavad kodus jätkama oma põhitööd. Ja mitte niisama, sest homme on 7 tundi, 2 õpetajat on väga lahked, koduseid ülesandeid ei jätnud ja ülejäänud 5 jätsid natukene. 25 minutit siis on tehtud. Ei ole üldse palju midagi teha. Arvutame kokku 2 tundi. 2 tundi, kui väga intensiivselt pingutada. 2 tundi. Ja see on võimatu, loomulikult, jah. Nii, ja siis lõpuks on aega ka iseendale, kui kell on 10 õhtul. Ja pärast seda siis on voodis jälle nutitelefon tavaliselt, sest tuleb sõpradega suhelda. Ja me teame, et lapsed ei lähe magama, vaid on nutitelefonides, saavad kogu aeg naudingut, uut informatsiooni, mis tähendab, et kell 1:30. See pole muidugi ka nii lihtne veel. Kusagil kuklas tiksub veel 3. veebruar. Läbi lugeda Kärbeste jumal. Harukordselt keeruline ja kui tuletada meelde Maarja Vaino väga põnevat ettekannet, siis eluruumidest ja üldse ruumidest rääkides, siis üks põhiküsimus alati, kui me käsitleme tervikteoseid on, et kas õpilane kodus on üldse näinud, et keegi kuskil süvenenult loeb. Või siis, et kas on üldse mingisugune koht kodus, kus ei oleks lärmi, õed-vennad ei segaks, televiisor ei jürgaks, et saaks rahulikult keskenduda, süveneda mõne Eesti vaimuhiiglase teosesse.
Nii, aga siis see kordub. Järgmisel päeval me näeme, paar tundi läheb mööda, ema jälle ukse taga, ema jälle koputab juba ja lapsel on juba kerge stressisituatsioon loomulikult. Et füüsikas on midagi tegemata, täna on see ikka tegemata, midagi sellist, nii et me näeme, et ta on pidevas stressisituatsioonis. Olgu. Selle kõige juures võime teha järelduse, lapsepõlv ei ole ette nähtud selleks, et seda nautida ja millessegi süveneda, vaid selleks, et valmistuda päris eluks. Ja kuna see algab üldiselt pärast keskkooli, aga siis tuleb ikkagi välja, et siis tuleb minna ka ülikooli ja ikkagi veel valmistuda millekski enne, kui läheb päris eluks. Nii. Ja selle kõige juures on kummaline selle rabelemise juures, et õpetajad heidavad endale ette ennekõike seda, et kõike ei jõudnud käsitleda. Teemasid oli plaanitud märgatavalt rohkem. Kõik võttis liiga palju aega. Tunni lõpus ei jõudnud isegi reflektsiooni läbi viia. Olgugi, nagu me teame, kui reflektsioon jääb näivaks või see puudub, siis me tegelikult õppimisest rääkida ei saa. Unustamiskõverd lihtsalt, kui kiiresti inimene unustab. Nii on õpilased sageli olukorras, kus eri aineõpetajad seavad tundidele pikki eesmärke ja rohkelt õpitulemusi. Nii et kokku peaks õpilane päevas omandama varasemate teadmistega seostama, mõtestama, näiteks 2 või 30 uut teadmist. Nädalas kokku 100 õpitulemust näiteks. Edukas õpetaja on tegelikult see, kes võtab ette vähe, teeb seda mõtestatult. Ei liigu teemalt teemale, ei liigu lihtsalt Kaplinskilt rummali, vaid teeb seda mõtestatult, süvitsi. Läbi korraliku õppeprotsessi, kus õpilased pingutavad ja on motiveeritud. Ei liigu ainult horisontaalselt, vaid samm-sammult ka sügavuse poole. Ehk siis edukas õpetaja on see, kes seab väikese eesmärgi, küsib, mille võrra on see noor inimene, samavõrd oluline inimene kui mina õpetajana, või isegi veel olulisem õppeprotsessis, mille võrra on ta 45 või siis sõltuvalt tunni pikkusest 70 minuti pärast rikkam, kui ta on praegu. See on selline ajatu küsimus. Kvantiteet ja kvaliteet. Selle vahekord. Ja mis on see, mille võrra on ta rikkam ja see talletub talle ka püsimällu, nii et see on olemas tal 10 aasta pärast. See on see põhiküsimus. Seda ei saa olla väga palju. Sest tuletame meelde, et ka füüsikaõpetaja üritab teha kõike väga huvitavaks, vene keele õpetaja üritab teha kõike väga huvitavaks ja nii edasi. Nii et kuidas tuua esile just nimelt need vaimuhiiglased, kellest professor Feidemann rääkis, see on meie põhiküsimus. Nii. Ja suure tõenäosusega, kui me võtame näiteks ühes 45-minutilises tunnis vaatluse alla 10 luuletust, 5 Rummolt, 5 Kaplinskilt, siis võime võrdlemisi kindel olla, et homseks ei ole suurt midagi meeles. Me ei ole seda tegelikult teinud tähenduslikuks. Ja me võime päris kindlad olla, et tegelikult ei ole tarvis homseni oodata, vaid järgmine tund on füüsika, kus on füüsika keel ja õpilane on taaskord kerges pingesituatsioonis ja keeruline on kirjandusele mõelda. Nii et kui me loeme koos õpilastega näiteks ühte teksti, aga süvitsi, ja nõnda, et see on terveks eluks meeles, et see puudutab, on tähenduslik, et selle poeetika muutub nähtavaks, saab õppija omaks, et see avardab maailmapilti, muudab arusaamu maailmast, siis me räägime mõtestatud kirjandusõppest. Kohe põrkume muidugi õpetajate alalise hirmuga, mida kõik kirjandusõpetajad kindlasti teavad. Vanemad juba helistavad, õppela juhataja nõuab töövihiku täitmist ja õppekava ainekavas on sõnastatud ju teemad, mis kõik tuleb läbida. Nii et me kohtame õpetajatelt väga tihti selliseid fraase tundides. Me peame kiirustama. Nüüd peame edasi minema. Rohkem meil aega ei ole. Aga tuletan meelde, me ei õpeta mitte teemasid, vaid me õpetame õpilasi. Ja pole ühtegi dokumenti Eestis või seadust, mis takistaks meil seda teha. Nii et võib ära unustada, meil ei ole näiteks kohustuslikku kirjandust, sellist mõistet ei ole, meil on suurepärased õppekavad ja ainekavad ja õppekava ainekava seab meile eesmärgi, näitab, mis on ideaal, kuhu suunas asuda teele, kuidas mäe otsa jõuda, see on juba õpilaste ja õpetaja teha ja loomulikult üheskoos. Nii et ühe ühiku sügav õppimine vastab õppekavale alati rohkem, kui paljude teemade pealiskaudne käsitlemine, millest õpilane ei saa mitte midagi aru.
Nii et kirjanduse ainekursus soovitan vahel mõtestada just laiemate eesmärkide kontekstis, sest meie kõigi aineõpetajate põhiline eesmärk on ju seesama, toetada noore inimese kõige külgset kujunemisprotsessi. Kirjandus iseäranis poeetika, antud juhul siis luule, on selleks üks harukordselt võimas relv. Ja? Seda võib korrata mitu korda. Luule on harukordselt võimas relv. Ja ma tegelikult esitan kirjandusõpetajatele sageli järgnevaid küsimusi, lihtsalt, et avada teisi perspektiive. Mis on vahet alalis- ja vahelduvvoolul? Mis on Bohri aatom või Ohmi seadus? Mis on orgaaniline ja anorgaaniline keemia? Mis neid eristab? Mis on siinus ja koosinusteoreem? Või siis, mis on pöördfunktsioon? Ja seni pole ma leidnud kirjandusõpetajad, kes oskaks neile küsimustele vastata. Sest füüsika ja keemia ja matemaatika pole kunagi olnud nende jaoks. Keskkooli keemiast ei ole seega meeles isegi teema. Näiteks terve aasta tegelesime orgaanilise keemiaga, mis orgaaniline keemia on, ei tea. Olgu. Nii. Järelikult, nagu kombeks on öelda, siis koolis on käidud, sest me ikka ju ütleme, et kus koolis sa käid, aga koolis pole õpitud. Mis koolis sa õpid? Niisiis on kahte tüüpi koolis käimist, sügav, mõtestatud õppimine ja lihtsalt koolis käimine. Ja teisega ei tasu aega raisata. Nii et tegelikult mul on 2 põhiteesi, mis on kõigil, kes on õpetajakoolituse läbinud, väga hästi selged. Esimene, luuletus peab olema õpilasele tähenduslik. Õppimine leiab aset üksnes siis, kui see on tähenduslik. Kui ei ole tähenduslik, sügavaid seoseid ei looda, püsimällu midagi ei talletu, siis õppimist tegelikult ei toimu. Ja kui luuletust lihtsalt loetakse 2-3 korda ja vastatakse üldisele küsimusele, tekitab see loomulikult tõrke. Ja me räägime väga tihti luulehirmust. Ja see hirm ongi seotud väga lihtsa asjaoluga, me tegelikult ei ole sellest veel aru saanud. See tekst ei ole muutunud mulle nähtavaks, ma ei ole seda suutnud veel teha enda omaks. See nõuab aega. Ja rääkimata veel sellest, et poeetiline funktsioon on siis rõhutatud luules, luule enesele osutavus. Ehk siis see nõuab hoopis teistsugust hoiakut, et ta võiks pakkuda vaimset ja intellektuaalset naudingut. Nii, ja teine tees, kui me räägime pidevalt sellest, et õppimine on aeglane protsess, ja isegi võib öelda, et see on vale, sest õige oleks sõnastada, et õppimine on väga aeglane protsess, siis arvestades luulet, võiks öelda, et luule kui kõige intiimsema, intensiivsema keelega suhestumise viisi käsitlemine on üliaeglane protsess. Siin ei saa kiirustada, sest muidu jääb luuletus kaugeks, ei muutu nähtavaks, luuletus ei saa õpilasele omaks. Ja tegelikult kehtib see kõige kohta, mida me õpetame. Ja, eesti keele kirjanduse ainevaldkonna seisukohast. No näiteks, kui me õpetame mingit metakontseptsiooni, näiteks grammatika kategooriat või mõnd poeetika elementi, tuleb seda teha protseduurilistes tegevustes, ehk siis sellistes tegevustes, mis on õpilaste jaoks tuttavad ja igapäevased, ehk siis on neile tähenduslik. Sageli juhtub aga see, et meil on kiire ja me hüppame kiiresti vaheetappidest üle ja hakkame kohe pragmaatika kallale. Aga näiteks ilma metakeeleta. Ehk siis liigutakse kohe näiteks luuletuse tähenduse juurde, nägemata, missugused on luuletuse sisemised seaduspärad. Luuletuse mõju näiteks. Mis tekitab selle luuletuse mõju? Selleks on vaja aega, me peame nägema, me peame sukelduma sinna poeetilisse aegruumi. No näiteks tunni teema, Rummo Kaplinski. No, et Rummo luuletusse sukelduda, selleks me peame väga kaua aega võtma, andma kätte mingid tööriistad. Ja. Kõigele lisaks peame muidugi arvestama, et Eesti koolisüsteem on selles mõttes harukordne, väga heas mõttes, et juba 3. kooliastme lõpus, rääkimata veel keskkoolist, loeme pidevalt Eesti ja maailma absoluutset klassikat. Paljudes riikides seda ei ole. Tervikteoseid pidevalt loeme maailma tipptasemel kõige keerukamaid tekste. Tippteoseid. Nii, ja lihtsalt kuidas pedagoogikas üldiselt toimub, Võgotski seletab alati ju kõik ära, et tõesti tõhus õppimine toimub väga väikeses sfääris, kui ta ei ole liiga keeruline ega liiga lihtne. Ja? Ehk siis õpilane suudab pingutada nõnda moodi, et ta lahendab ära enda jaoks natukene üle jõu käiva ülesande. Ja? Õpetaja suunamisel, toestamisel, ehk siis scaffolding,
toestamisel saab ta sellega hakkama. Ta tegelikult ületab ennast. Ta jõuab milleni ta iseseisvalt ei jõua. Jah, lihtne selline sõnastus, et lähtutakse õpilaste olemasolevatest teadmistest, oskustest, hoiakutest, huvidest ja kogemustest. Mina olen selle võrranud alati geniaalse Gerard Geneti sellise mõistega arhitekstuaalsus, mis ütleb, et ühte teksti ei ole võimalik kunagi lugeda. Me ei loe kunagi ühte teksti, me oleme kõiki tekste, mida me oleme kunagi lugenud. Ja? Kõik minu žanri teadmised, maailma kogemuse ja nii mängivad rolli. Sellega seoses lihtsalt kõrvalepõikaks 2 sellist minu arvates väär arusaama või väär uskumust, mis on, mulle näib päris sagedased. Ja need 2 tasandit on esiteks, või 2 mõistet, esiteks loovus ja teiseks huvi. Ja mõlema puhul võib öelda, et mõlemad avalduvad süvenedes. Ja? Huvi näiteks, noor õpetaja eriti otsib tihtilugu huvitavaid tegevusi, huvitavaid tekste enne kõike. Sellepärast ei liigu näiteks klassikani. Aga tegelikult huvi on süvenemise tulemus. No samamoodi, nagu professor Veidemann seletas minu arvates väga, väga hästi, kuidas regivärsiline rahvaluule muutub tähenduslikuks. Siis kui me näeme seda juba, me näeme lähemalt, mis siin toimub. Meil on mingisugune kompetents olemas. Ja siis ta muutub ka huvitavaks. Ehk siis kohe, kui ma näen süvitsi midagi, mida sügavamale lähen, seda huvitavamaks muutub ka luule aegruum. See on, mina olen näiteks näinud mitut suurepärast tundi, kus on käsitletud regivärsilist rahvaluulet. Ja mõlema tunni, see on siis 2, mõlema tunni ühisosa on see, et alustatakse hoopis räpp ja hip-hop muusikast. Ja õpilased saavad kohe aru, mis on rõhulibistus. Kui me käsitleme ainult rahvaluulet, no ei saa, mis see parallelism ja rõhulibistus on. Aga võtame kõrvale Genka, võrdleme neid tekste ja siis, kui on siin ees tõepoolest 10 minutit, kuulame 10 minutit ja me näeme, mis siin toimub. See on tõesti meie oma, see tundub huvitav. Ja, nii et huvi ei teki iseenesest, see on süvenemise tagajärg. Aga ma nüüd vabandan, et kuvastikus on mitu kuva, mis on inglise keeles, see on andestamatu, aga loodetavasti ta andestate. Ma tahaks rõhutada, et huvi luule ja luulelisuse vastu on tegelikult olemas. Ja seda rõhutatakse igal pool. Näiteks minu üks lemmik lüürikateoreetik Jonathan Kaller rõhutab samamoodi, et kui me vaatame näiteks algklasse, siis vajadus sellise rütmiliselt korrastatud teksti vastu on väga suur. Ja tegelikult ka hilisemates kooliastmetes. Aga see avaldub ennekõike selles, et kuulatakse eri tüüpi muusikat. Ja siis on väga suur lõhe, et me vaatame muusikas parallelism, rõhulibistus, kõik on olemas, aga me ei tee seda seost näiteks Eesti rahvaluulega. Ja seda Kaller räägib mitmes kohas. Ja veel paar sellist, kes soovib lugeda väidet, et me näeme tegelikult, et selle juurde ma tulen lõpus tagasi, et luule roll kirjandusõppes erinevalt ajaloost on paraku kahetsusväärselt väike ja tegelikult on luule just positsioon. Kui me luuletust suudame lugeda nii, et see muutub meile nähtavaks, siis me suudame kõiki tekste. Ja, kui me Rummot suudame lugeda, kui me suudame Juhan Liivi lugeda, siis me suudame teisi inimesi lugeda, oleme paremad sõbrad, armastajad ja nii edasi. Siin pole mingit küsimust. Seetõttu ongi kirjandusklassika oluline. Ja hüva. Toon lihtsalt juhusliku näite, mida ma olen õpetajatega viimasel ajal teinud. Pakun välja 2 luuletust. No vaatame näiteks parempoolselt. Ja? Paul-Erik Rummo, kuna tal oli möödunud nädalal juubel. Kuulus luuletus, esimene vasikas, ma seisan harkisjalu ja uudistan maailma. Vabandus, see on kirjaviga. Mul on naljakas saba ja 2 suurt silma ja ma ei taha minna aia taha. Mõlema luuletuse puhul, nii Aino Pervik vasakul kui ka Paul-Erik Rummo paremal, mõlema teksti puhul võib välja tuua sellise tõesti väga viljaka olukorra. Need on luuletused, mida on võimalik lugeda kõikides klassides. Esimeses klassis võtan ette, keskendub küll teistele tasanditele, keskkoolis võtan ette, ikka saan käsitleda. Mingit küsimust ei ole. Nii. Ja tihtilugu, kui me neid luuletusi vaatame, siis ma alustan küsimusest, et millele võiks üldse mõelda, et mida võiks hakata tegema tunnis. Kuidas võiks seda teksti teha nähtavaks?
ja minu jaoks murekoht on see, et tavaliselt liigutakse taas nagu ka selliste metakontseptsioonidega ülimalt kõrgetele abstraktsetele tasanditele. Mida see tähendab, mida autor on tahtnud öelda, miks see luuletus selline on, kuidas see mõjub ja nii edasi. Aga tegelikult on olemas tuhandeid viise, kuidas läheneda. Ma olen välja tulnud kas või näiteks keeleline tasand. Hakkame otsima, muudame sõnu, otsime sünonüüme, antonüüme, üritame, ma ei tea, näiteks leida Facebooki vestlusest mõne sõna, mida ma olen ise kirjutanud. Vaatame, kas sobib juurde. Üritame siis muuta igasuguseid fookuseid näiteks. Tõesti, et üritame visualiseerida, kuidas see ruum välja näeb ja siis muuta neid fookuseid näiteks. Vaatame ülevalt, alt, vasakult, paremalt, muudame seda ruumi, kus on. Lehm muutub punaseks, siniseks, roheliseks, lillaks ja nii edasi. Lehma asemel on hoopis minu hea sõber, keda ma eile nägin ja nii edasi. Ühesõnaga, me peame alguses arvestama õpilaste tekstikasutustavadega, missuguste tekstidega ta kokku puutub ja nii edasi. Ja võime ka lugeda erinevalt, sest luule on suunatud välja hääldamisele, nagu me teame, Paul-Erik Rummo kindlasti, eriti. Võime lugeda valjult, vaikselt, kiiresti, aeglaselt, nagu minu sõber, nagu 23-aastane läbipõlenud krunge, kellel on habe, mõni hullumeelne, lugeda mõne aktsendiga, mingis konkreetses situatsioonis. Ühesõnaga, me saame selle luuletusega tööd teha harukordselt kaua, et liikuda järk-järgult sügavamale Rummo poeetilisse võrratusse aegruumi. Ja loomulikult võime lähtuda ka autorist endast, ajastust. Ja siin on see ohukoht, mis kõikide ajalooliste teemadega on. Aasta 1962. Maarja Vaino tegelikult osutas sellele juba. Mida ütleb 8. klassi õpilasele aastal 1962? Esialgu seosed väga nõrgad. Peame leidma mingi viisi, kuidas see muutuks tähenduslikuks. Vaatame näiteks pilte Paul-Erik Rummost, kes on tõesti suure rahvahulga keskel, loeb luulet nagu superstar, nagu popmuusik tänapäeval. Tõesti, et need seoseid tuleb luua selliste tekstidega, mida õpilased tegelikult loevad. Ja siis loomulikult liigume samm-sammult keerukama suunas, vaatame pealkirja, sõnakasutust, kõiksuguseid vormilisi aspekte, kirjavahemärke, sõnajärge, rütmi, riimi, adressaati, kõnekujundeid, lausekujundeid, kõlakujundeid, narratiivi, kindlasti poeetilist aega ja ruumi, missuguse tekstitüübiga on, näiteks millegipärast Anglo-Ameerika kirjandusõpetuses käsitletakse tihtilugu sellist kaksikjaotust nagu näitamine ja jutustamine väga tihti ja erisugused fookused, sisemine ja väline ja lõpuks liigume selles suunas, et me hakkame seda tõlgendama. Isiklikust perspektiivist hakkame tõlgendama, mis siin toimub, mida need kujundid ikkagi teevad. Nii. Kirjandusõpetus on sageli, eriti luule puhul, aga ennustamiskeskne. See tähendab seda, et õpilane ei jõua veel sukelduda sinna poeetilisse aegruumi, see on keeruline protsess, see on väga keeruline protsess, vaid hakkab kohe liikuma keerukamatele tasanditele. Täiesti tavaline. Loeme Rummo luuletust 3 korda. 3 korda Rummo luuletust. No mida see annab? Midagi. No, me ei jõua sinna ruumi sisse, ei jõua. Ma arvan, et kirjandusteadlased ka ei jõua. Loevad ikkagi seda luuletust 10 kordi. Vaatavad ühest perspektiivist, teisest perspektiivist, üritavad jõuda dialoogi selle tekstiga, intiimsesse dialoogi. Nii et luule ei muutu tähenduslikuks sellisel juhul. Aga juba näiteks esitatakse küsimus, mida see luuletus tähendab, mida autor tahab öelda, miks on autor selle kirjutanud ja nõnda edasi. Liiga keeruline. Aga tegelikult, millest ma tahtsin peaasjalikult rääkida, on väga lihtsad algtõed, põhimõtted. Nimelt õpetajakoolituse üldpedagoogika ainete tuum seisneb nüüdisajal ülipopulaarses isemääramisteoorias või enesemääratlusteoorias või siis motivatsiooniteoorias. Ja see väidab, et inimestele meeldivad tegevused, mille suhtes nad tunnevad sisemist motivatsiooni. No see tundub ülimalt lihtne väide. Aga sisemist motivatsiooni tuntakse siis, kui tegevus on tajutud, et see on enesekontrolli all ja selle käigus kogetakse kinnitust enda oskustele. Ehk siis ma saan hakkama selle tekstiga. Ma saan hakkama. Mul on vaja teada seda, et ma saan selle tekstiga põhimõtteliselt hakkama. Ning see võimaldab nauditavaid sotsiaalseid suhteid teiste inimestega. Ehk siis kõige lihtsamalt väljendudes. Mina, õpilane, lugeja, olen väärtuslik. Minu arusaamad on väärtuslikud. Ja kolmne põhitelge on seotus, autonoomsus, kompetentsus. Ma natukene luule perspektiivist peatun neil. Ja
võib siis lihtsalt öelda, et kui need psühholoogilised põhivajadused on rahuldamata, võime leida klassiruumist õpilased, kes ei ole motiveeritud, ütlevad, miks me seda loeme, mul ei ole seda vaja, mul ei ole absoluutselt seda vaja, või isegi agressiivsed, neid lihtsalt ei huvita luule, kui need põhivajadused ei ole täidetud. Nii, aga jookseme läbi. Kõigepealt kompetentsus. Me liigume samm-sammult. Liigume luuletusele järk-järgult lähemale, üha keerukamaks, üha sügavamale. Mida me luuletusega veel teeme? Me teame alati, et õpetaja on õpilase jaoks olemas. Toetab ja toestab õpilasi ja soovib neid aidata ja õpilane peab seda teadma ja tunnetama. Kui ei tunneta, siis on probleeme. Mis veel? Õpilased teavad, mida nad luuletusega tegema peavad, mida nad lähevad üldse otsima, millele nad peaksid keskenduma. Sest õpilaselt ei saa nõuda midagi, mida ta ei peagi teadma või mida talle pole õpetatud. Ühesõnaga, et õpilane peab juba teadma, kuhu ta jõuab. Mis veel? Õpilastel on konkreetsed tööriistad, mingisugune, kas metakeeleline kategooria, midagi, mida ta saab kasutada, et luuletuse aegruumi sukelduda, luuletust eritleda, enda omaks teha. Mis veel? Õpilane saab asjakohast tagasisidet. Selle juures on oluline, et tihtilugu kirjandusõpetajad, te olete kindlasti kõik kuulnud seda, et siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid. Aga ometi me teame, et on õigeid ja valesid vastuseid. Ja kui keegi ütleb, et Rummo tahtis 62. aastal kirjutada näiteks, ma ei tea, 29. sajandi vabamüürlaste kriitilist teksti Ekvatoriaalguinea elanike jaoks, siis see on väär. Siis me peame lihtsalt küsima põhjendust. Miks sa nii arvad, mis võiksid olla need teksti sellised tunnused, mis sellise võrdlemisi absurdse tõlgenduse endaga kaasa toovad. Ja asjakohane tagasiside ei ole ka see, et tubli, väga hea. Ei ole. Mis konkreetselt on hea? Luuletuse puhul väga oluline. Nii, ja mis veel? Peatumine. See on luuletuses kõige olulisem alati. Luule käsitlemise puhul loeme natukene ühest perspektiivist, teeme pausi ja mõtleme, mida me oleme teinud, kuhu me oleme jõudnud. Nõnda. Ja õpilast üldiselt ei ole mõtet ähvardada, et saad halva hinde või kui sa siin, tähendab, et keskkool on vabatahtlik ja sellised laused on natukene üleliigsed. Ja kompetentsuse puhul viimane, mida tahaks välja tuua, on see, et õpilast ei tagasi sidestata üldiste sisutühjade kommentaaridega, näiteks tubli. Autonoomsus. Luuletuse käsitlemine leiab aset õppijale sobivas tempos ja õppimine on alati aeglane protsess. Õppida ei saa kiirustades, ma ei saa kiiresti endale asju selgeks teha, siis nad ei jää püsimäällus. Siis ei muutu minu jaoks lihtsalt niivõrd oluliseks see luuletus. Ma pean ikkagi lõpuks armuma luulesse, see on põhitingimus. Õpilane saab langetada mõtestatud valikuid. Ehk siis missugust teksti ma näiteks loen, aga mõtestatud valik ei ole see, et vali neist üks ja lihtsalt loe. Vaid miks sa selle valid? See peab olema sinu jaoks mõtestatud jällegi, miks ma midagi valin. Aga see valiku andmine on alati väga oluline. Õpilasel on võimalus ise avastada ja mõelda, pakkuda tõlgendusi, isiklikke seoseid, olgu see kui tahes absurdne, aga siis me hakkame edasi tööd tegema sellega. Ehk siis õpilane on rikkaliku elukogemusega mõtlemisvõimeline inimene. Et see lapsepõlv ei ole ainult ettevalmistav faas. Mis veel? Mis toetab autonoomsust, luuletusele lähenetakse õpilase vaatenurgast. Täpselt samamoodi nagu regivärsiline rahvaluule võib olla harukordselt põnev, aga kui õpilasel puudub igasugune kontakt sellist tüüpi tekstiga, ta ei saa muutuda kohe. Ta peab lähenema mingi enda vaatenurga kaudu. Ja see muudab selle tähenduslikuks. Nii, ja luuletusega seotud õpitegevused on õpilasele väärtuslikud. Ehk siis üldiselt ta ei muutu väärtuslikuks siis, kui me lihtsalt kirjutame näiteks. Me lihtsalt teeme midagi. Ma pean aru saama, miks ma üldse seda teen. See poeetiline aegruum peab mind paeluma. Nii, kui minna edasi, õpilase negatiivsed emotsioonid on väärtuslikud. Väga väärtuslikud. Kui õpilane ütleb, ma ei viitsi lugeda, miks me seda lugema peame, siis see on tema emotsioon. Me peame arvestama, et tal on sellised emotsioonid. Ja võib-olla tõesti on tegemist õpilasega 6-8 klass. Kui teate 6-8 klass, poiss. Tal on 100 muret, üldiselt on kõik need bioloogiliselt seletatavad mured. Ja siis ta peab järsku Koidulat lugema.
No jube keeruline. Et me saame aru, miks need negatiivsed emotsioonid tekivad. Ja kindlasti, et õpilas ei ole mõtet võrrelda. Nii, mis veel? Õpetaja ei ütle ette, mida luuletus tähendab, endast kujutab, vaid suunab õpilasi, et oleks võimalik seigelda, luulet ise kogeda, nautida. Ja ma võin täiesti kindlalt väita, et juba 6. klassi õpilased, ükskõik kui palju nad on varem luulet lugenud, suudavad väga keeruliste luuletuste puhul järk-järgult liikudes täiesti võrratuid tõlgendusi välja pakkuda. Lihtsalt tuleb anda rahulikult aega, et nad saavad sinna ruumi sisse minna. Jah. No, minu alati selle lumehelbekese näide on mul alati, et õpilased istuvad seal akna ees, istuvad ja enne ära ei lähe, kui nad ei näe seda lumehelbekest. Suvi on. Ja, et kui nad seda nägema ei hakka, siis veel ära ei saa minna, sest pole piisavalt sügavalt seal poeetilises aegruumis sees. Nii, ja siis viimaseks ka seotus. Väga kiiresti luuletusele lähenetakse õppija vaatenurgast, sellest ma natukene juba rääkisin, arvestatakse tema tekstikasutustavasid, lugemiskogemust ja nii edasi. Õpetajad tõesti huvitab iga õpilase mõte, absoluutselt iga õpilane. Kui ei huvita, siis siin on midagi valesti. Ja sest õpilane saab tegelikult kohe aru sellest, kohe aru. Ja. Kas õpetajad huvitab tegelikult või mitte? Ja õpetaja peab tingimata presenteerima informatsiooni. Tihtilugu eriti algajad õpetajad. Algaja õpetaja on nagu konkreetne mõiste, 0–3 aastat. Et see ei ole mingi... Ei, ma ei taha välja lülitada. Okei, ma ka ei oska vajutada. Olgu, siis ta ülikiiresti äkki. Ja, sest, ja mis siis veel? Õpetaja ei pea presenteerima informatsiooni, me võime koos minna avastama. Ja? No tõesti, näiteks ma olen seda lumehelbekest nii palju käsitlenud koolis ja iga kord ütleb keegi õpilane midagi sellist, mida ma pole varem tähele pannud. Hämmastav. See on nii geniaalne tekst. See luule klassikas on nii geniaalseid tekste, et me võime lõputult palju kordi lugeda ja ikka saame midagi uut. Ja õpilased suudavad seda pakkuda. Ja õpilane peaks julgema eksida ja õpilase ideid, mõtteid, käitumist, rääkimata õpilastest endist, ei halvustata. Nii. Ja kui me nüüd räägime ikkagi tekstikasutustavadest, et me peaksime arvestama, et kui ta hakkab luulet lugema, me näeme, et tegelikult luulelisusega õpilased puuduvad kogu aeg kokku. Ja? Tänavasilte ja nii edasi. Väga lihtsad sellised paranomaasia, mängulised, mingisugused meemid. No meem ise on ju puhtalt metafoor. Metafoori põhimõttel toimub tekstitüüp. Ja küsimus on selles, et nüüdisajal on tekstikasutustavad radikaalselt muutunud. Tänapäeval õpilased ei õpi enam samamoodi, nende kogemus, õpistrateegiad on varasematest erinevad. Nad puutuvad pidevalt kokku rikkaliku tekstiruumiga, loevad ja kirjutavad kogu aeg, õpilased loevad ja kirjutavad kogu aeg, kahjuks väga primitiivseid tekste. Ehk siis sellest, et nad loevad kvantitatiivselt väga palju, nad kirjutavad ju kogu aeg, näete, kogu aeg kirjutavad, kogu aeg loevad, absoluutselt kogu aeg, aga need ei ole päris sellised tekstid, millesse ma soovitame sukelduda. Ehk siis need on radikaalselt erinevad tekstikasutustavad. Nad tulevad sellisest multimodaalse teksti juurest üldiselt. Seetõttu räägitakse ka uuest kirjaoskusest ja nii edasi. Nii, tegelikult meie põhimõtted on kõik, mida ma räägin, sõnastatud juba 90ndate keskpaigas rahvusvaheliselt. Ma hakka kõik ette lugema, aga minu jaoks 4 ja 5 on kõige olulisemad. Noor väärib asjatundjast õpetajat, kes modelleerib ja pakub selget juhendust loetu mõistmiseks ja õpistrateegiaks läbi terve õppekava. Ja noor väärib lugemisasjatundjat, kes assisteeriks teda individuaalselt, kui tekib raskusi, kuidas lugeda. Seda võib alati silmas pidada, eriti kui on jutt tervikteosest. 3. veebruar tuleb läbi lugeda näiteks, ärme ütleme siis Kärbest Jumal mõni eesti tekst. Mati Undi Sügispall näiteks. Nimed marmortahvlil. Hüva. Ma tahaks jõuda lõppeks põhiprobleemideli, paari probleemkohani, mis minu arvates on kõige karjuvamad luuleõpetuse kontekstis ja võite vastu vaielda, polemiseerida või siis ka noogutada, et jah, ilmselt on sul ka
natukene õigus. No Katre Talviste paar aastat tagasi tegi ülevaate Eesti kirjandusõpetuse traditsioonist ja tema üks olulisemaid väiteid minu jaoks oli säärane. Et ühenduslülid epiteetide alla joonimise või epiteete sisaldavate fraaside moodustamise ning tekstide lahti mõtestamise vahel on väga harvad. Ja juhuslikult, aga siis edasi, ka kõigis meie kirjandusõppe materjalides, see tähendab, et põhimõtteline murrang, mida haridusuuendus nõudleb, on suuresti jäetud õpetajate õlule. Ja tõepoolest, meil pole õpetajad me ei saa mitte kuidagi õpetajaid milleski süüdistada, kui viimane metoodiline lähilugemise õpik Eestis ilmus aastal 1934. Jah, rohkem ei ole selliseid. Ja see on üks küsimus, et meil ei ole sellist metoodilist juhendit, kuidas lähilugemist näiteks läbi viia, aga meil pole ka sellist juhendit, kuidas seda õpilastega teha. Ehk siis ühelt poolt õpetajad on olukorras, kus lihtsalt neil puudub selline materjal, kuidas nad üldse saavad tegutsema hakata. Nii. Ja milleks see taandub, nagu Katre Talviste kirjutab, ta kirjeldab seda naiivpositivistliku kirjandusõpetusena, mis taandab kõik õppematerjalis sisalduvad laused ühe ja sama tasandi informatsiooniks, mingiks üleüldiseks sisuks, mis meelde jätta. Ehk siis taandub täiesti luule poeetiline funktsioon, enesele osutavus, ehk siis käsitletakse seda, mida üldiselt mitte, aga seda kuidas. Ja see jääb tagalplaanile. Et ilmselt kõik kirjandusõpetajad on tuttavad sellise olukorraga, et luuletus või romaan loetakse läbi ja siis see tähendab täpselt ühte asja. Tervik tähendab ühte asja. Sisemisi muutusi, mingit sisemist dünaamikat seal ei ole. Ja väga suur ohukoht. Ja alati, kui siin Juri Lotman 100 saab, siis seda tasub alati tsiteerida. Niisiis tugevasti koolipraktikasse sööbinud metoodika, mille kohaselt vaadeldakse eraldi ideelist sisu ja kunstilisi iseärasusi, põhineb kunsti põhialuste mitte tundmisel ning on kahjulik, sest süstib massilugejasse väärkujutlust kirjandusest kui viisist esitada pikalt ja ilustatult neid sama mõtteid, mida saab öelda lihtsalt ja lühidalt. Kunstilise teksti struktuuri algus. Esimesed leheküljed. Nõnda. Ja natukene probleeme veel. Taaskord kahjuks inglisekeelne, aga seda on ka Ele Adamson 2015. aastal ilmunud magistritöös kirjeldanud, et üks väga suur probleem, mida õpetajad ise on välja toonud, on see, et nad ise kardavad luulet lugeda. Mitte, et õpilased kardavad luulet lugeda. Seda nagunii. Üle-eelmisel aastal kaitstud magistritöös näiteks oli selline lause, et kui õpetaja tuleb luulekoguga klassi, siis õpilased jooksevad minema. Aga ka õpetajad ise kardavad seda. Ja võib seda magistritööd lugeda ja üks Rootsi kirjandusuurija, kes viimastel aastatel kirjutanud luule didaktikast mitmed väga huvitavaid artikleid, Anna Sigvardsson, toob välja seda sama. Et õpetajad ise tunnistavad, neil ei ole kogemust luule käsitlemisel, et nad natukene pelgavad seda. Ja minu selline lõpplahendus, mida ma igalt poolt alati rõhutan, on see, et kirjanduse kui õppeaine missioon võiks olla tekstitasandi nähtavaks tegemine ehk kirjanduse kirjaoskuse tekitamine, toetamine ja see saab avalduda vaid ilukirjanduskeele, poeetika avastamise teel. Kirjanduses kui lugemiskeskses aines võiks õppija omandada peamised lugemise tehnilised võtted, kuid mitte ainult, ta peab omandama ka selle aine tuuma, iseärasused ehk siis poeetika. Ja professor Aarne Merilai ütleb 2004. aastal sedasama, kirjandusõpetus ei tohi karta esteetiliselt mõtestatud keelekasutuse ehk siis kujundi väljakutset. Juhul, kui ta ikka soovib olla kirjandusõpetus, seda ei tuleks taandada ainuüksi välise kultuuri ja kirjandusloo vahendamisele, mis on samuti väga olulised. Nii, aga siis minu jaoks 3 sellist probleemkohta kõige lõpetuseks. Vaatan, et ma olen väga palju rääkinud. Luule positsioon kirjandusõppes. Kunagi oli kirjandusõppe luulekeskne. Enam ei ole. Vaatame ülikoolide kavasid. Väga vähe luuleaineid. Vaatame ainekavasid, kui palju luulet on. Väga vähe. Ja meetoditest ma juba rääkisin, kuidas lugeda, kuidas luulet õpetada. Väga keeruline on leida korralikku metoodilist juhendit. Ja 3, see, mis on täiesti puudu, luulekogu. Sellist mõistet meil sisuliselt ei ole nagu luulekogu. Me loeme luuletusi, aga kui me vaatame, kui tihti loetakse tervikteoseid, luulekogusid, meil on ette nähtud aastas 4 tervikteost loeb õpilane. Aga luulekogusid üldiselt nende
sekka ei mahu. Või siis üksikutel kordadel, et eri õpilased siis tutvustavad mõnda autorit, kiirkorras näiteks. Ja? Aga väga harva näeme seda, et me käsitlemegi luulekogusid. Eelmine aasta oli selles mõttes väga tore, et koguni 2 magistritööd kaitsti, mis keskenduski luulekogude käsitlemisele. Ja selle tervikteose käsitlemisega, luulekogude käsitlemisele ma pikalt ei peatu, aga siin need õpilaste psühholoogilised põhivajadused võiksid esile olla. Ehk siis ka tervikteose puhul õpilast ei saa jätta üksi, ta ei saa minna lihtsalt luulekoguga või näiteks nimed marmortahvlil raamatuga või sügispalliga. Lihtsalt minna koju ja tule 3. veebruaril tagasi, siis hakkame vaatama. Teda ei saa jätta üksi. Me peame suunama teda, toestama teda, kuidas üldse lugeda, motiveerima teda, kui ta jääb hätta mingil hetkel. Võib-olla me ei teagi, kas ta kodus on koht üldse, kodus on võimalik kuskil üldse füüsiliselt lugeda. Me ei tea seda. Ehk siis alati põhiküsimus, kuidas toestada suunata õpilast läbivalt, et ta jõuaks tekstile lähemale, teeks selle enda omaks, teeks selle enda jaoks kuidagi nähtavaks, tähenduslikumaks. Ehk siis aidata selles ilukirjanduslikus metsas orienteeruda. Eks me kujuta ette, bioloogiaõpetaja ütleb, mine metsa, tule tagasi vasta küsimustele. Vaid, et üldiselt ta näitab, mis seal metsas on natukene. Nii et lugemise kas või lugemispäevikute kasutamine, lugemise etappideks jagamine on hädavajalik, muu hulgas selleks, et nii saab järk-järgult liikuda sügavamale. Muidu läheb õpilane metsa küll, aga istub esimese kännu otsas maha ja tuleb põhisituatsioon, tähtaeg 3. veebruar, tänaseks oli vaja nimed marmortahvlil läbi lugeda ja õpetaja tuleb klassi ja juba ukse juures suur seltskond inimesi, kes ütleb, ma ei ole jõudnud lugeda. Ja peame toetama. Sest võib meelest pidada seda päevaplaani. Nii et kõige lõpetuseks tulen alguse juurde tagasi. Luuletus peab olema õpilasele tähenduslik. Luuletuse käsitlemine on üliaeglane protsess, arvestades, et luuletus on nii võimas relv, nagu Rein Veidemann meile rääkis. See on meie luuleklassika on ju kujundanud, konstrueerinud, põlistanud meie rahvusteadvust, identiteeti. Ja need ei ole niisama lihtsad tekstid. Ja lõpetuseks loeme Eesti luulet.